On iseenesest väga huvitav. On kokku kutsutud erinevate linnade võistkonnad. Ja meestel on süsteem järgmine, et ei lähtuta sellest, kus klubis keegi mängib, vaid lähtutakse ikkagi originaalist, kust keegi pärit on. Naiste puhul on üritatud jälgida sama seisu, aga kõige rohkem kodumängijaid on siiski Saaremaa naiskonnas. Kahjuks jah, et selles printsiibis nagu võiks oleks huvitav vastasseis, kui oleks, ütleme, puhtalt oma kasvandikutega siin esindatud kas või, ütleme, Viljandi või Võru, et kindlasti see on selline omapärane lähenemine asjale väga huvitav. Jah, et ennem just arutasime, et võiks ka naistel niimoodi olla, et tulevad kõik sellised kokku, kes ühest linnast pärit on, aga Tallinna naiskond ehk siis Viljandi naiskond on selline seganaiskond ja samamoodi Tartus, et erinevate klubide kasvandikud, aga Saaremaal on kõik ikkagi puhtalt ja oma tüdrukud. Nüüd servima läheb Elisabeth, kes muidu mängib Viljandi naiskonnas, Viljandi Metallis. Kes ka on Eesti koondise kandidaat sellel hooajal. Jah, sel hooajal Eesti koondise kandidaat. Eesti koondise kandidaatidest Saaremaa naiskonnas veel Netebeit ja kui ma ei eksi, oli keegi veel, aga võin eksida. Sisuliselt on Krista Vahter. Krista Vahter oli ka, jah, muidugi. Ja Tartu naiskonnast Marje Rosenblatt libero koha pealt. Kuressaare on läinud 4-1 juhtima. Elisabeth tugev serv, Marje Rosenblatt oli raskustes vastuvõtul. Kui ausalt öelda vaadates selle Kuressaare naiskonna koosseisu täna peal, et sellise koosseisuga võiks vabalt konkureerida Eesti naiste liigas ja sinna ka kõrgemate kohtade peale. Jah, tõesti teha. Jällegi üks uus klubi juurde on ju. Ja Tartu poolt servima Kertu Vider. Tartu pool siis platsil hetkel sellised mängijad, kes võib-olla hooaja vältel pole nii palju mänguaega saanud ja on rohkem sellised pingimängijad või sellised asendusmängijad olnud, aga nüüd täna saavad siis näidata oma oskuseid ja tõestada ennast ka peatreener Andres Toodele. Kusjuures saavad mängida siis vabas õhkkonnas. Pinget ei ole. Hooaeg läbi ja selline. Nautida seda, mida platsi peal teed ja mitte karta seda, et treeneri, kes saab sõimata. Jah, täpselt. Eks ma arvan, et treeneril on ka rohkem sellised pinged maas ja 3. koht ikkagi Eesti meistrivõistlustelt tuli Tartule ära see aasta. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes võib ikkagi rahul olla. Minu teada ikkagi Andres Toode selle kohaga rahule. Natuke kõrgemad kohtade kindlas, jah. Ja
kaotus poolfinaalis Võrule oli kindlasti väike pettumus talle. Aga noh, palju on ümmargune ilus seeria oli. Nii, seis on 5-3 ja hetkel siis Kuressaare juhtimas. Need naiste pallivahetus on tegelikult ikkagi raske kommenteerida. Meeste puhul on lihtne serv, vastuvõtt, tõste rünnak, kas siis tuleb plokk või muud moodi punkt tavaliselt, et neid pikki pallivahetusi meestel on vähe, naistel tuleb neid ikka... No eks see naiste võrkpall ei ole võib-olla nii jõuline, et eriti siin Eestiski, et tase on selline, nagu ta on meil ja samas nagu huvitavaid tüdrukud, kes võiksid sellised kõrgemal tasemel mängida, on küllaltki palju, aga selge see, et naiste võrkpallis nii kõvasti ei löö keegi nagu meeste võrkpallis, tänu sellele ka kaitsemäng on. Kuigi ütlevad pealtvaatajad, kes võib-olla satuvad esimest korda vaatama naiste võrkpalli, ütlevad, et isegi huvitav on. Jah, ma olen seda väga palju kuulnud, et pidi olema mängulisem ja huvitavam ja tekib juba see põnevus, et no kes siis selle palli lõpuks maha lööb. Minule tundus siit praegu, et Kaidil oli käsi all, aga kohtunik vilistas, et... No paraku pukist näha on parem. Jah, ma mõtlen ka, et siin halva nurga all istume, nii et... Ja Liisel Nelis servis outi. Liisel Nelis, kui ma ei eksi, mängib Audentuse noortekoondise all ja õpib ise ka Audentuses. Ka noor ja lootustandev mängija. Ei ole väga pika kasvuga, aga väga hea üldmänguga. Ja hüppe on tal ka siuke ikka. Ja mis muidugi kõva pluss talle, ta on väga selline emotsionaalne mängija ja nii et see on nagu ei ole, ütleme, nii tihti nähtav. Ja plokk Raili Sepa poolt. Raili Sepp on nüüd mänginud nii kaua, kui mina mäletan. No, Raili Sepp on kunagi Tartu Ülikooli ajal mänginud ja tehniline timeout esimene. Juures, et tõenäoliselt kõige suurema kogemuste pagasiga mängija siin Saaremaa naiskonnas. Iga läbi teinud ju Audentese või tollal, ütleme, Eesti Spordigümnaasiumi kooli veel Andres Kviiniga all ja pärast mänginud Tartu Ülikooli naiskonna all ja ka Pärnu võrkpalliklubi. Jah, tahtsin saada, et ka Pärnus ja mängis ta pikalt. Aga rääkides veel sellest turniirist üldse, ütlesime, et see on seoses Kuressaare 450. aastapäevaga korraldatud, aga see ei ole ainus põhjus. Tegelikult on Saaremaa koondis suuremas mõistes isegi kergejõustiklased, võrkpallurid, korvpallurid minemas suvel Bermuda saartele siis esindama Saaremaad saarte mängudel ja eks see turniir ole korraldatud ka kontrollimaks oma mängijate taset ja näitamaks siis potentsiaalsetele ja võib-olla ka juba olemasolevatele sponsoritele ikkagi seda, mille nimel neid sponsoreid otsitakse. Et Saaremaa on saanud ju nii naiste kui meeste seas võrkpallis päris palju neid kuldseid medaleid. Minu jaoks nüüd rääkis saladuse välja, miks üldse see turniir tehtud on. See on ettevalmistuse etapp üldse, ega see juubeliga tegemist on vähe. No eks see juubel ole ka tegelikult hea viis tähistamiseks on ju, jah. Aga eks ma arvan, et see ettevalmistus on kindlasti ka oluline ja need kontrollturniirid, et... Ei no kindlasti saarlaste jaoks on väga tähtis võistlus ja nad on väga hästi tublilt esinenud läbi aastate seal. Jah, muidugi. Ja Netepeit lükkas praegu plokist ilusti palli välja ja punkt taas Saaremaa naiskonnale. Saaremaa on poolega juhtimas ja 11-6 ees. Eks kindlasti Saaremaa naiskonna nagu
ütleme, üksikaupu neid mängijaid võtta, siis kogemuste pagas on tunduvalt suurem ja võib-olla siin Krista Vahteri näol on tegemist ühe parema sidemängijaga Eestis, et tänu ka talle on see nagu mäng Kuressaare poole peal sujub nagu paremini. Jah, Kristaga olen ma ise kunagi Audentese spordikooliga lõpetanud, oli minu aastas ja tegemist on ka emotsionaalse ja nõudliku mängijaga, et kaitsemängijatelt nõuab palju ja muidugi ka ründajatelt. Samas ise ka võitleb alati lõpuni iga palli eest. Jah, täpselt, et täpselt selline mängija, keda enda võistkonnas näha tahaks alati. Nii, ja Krista Vahter ka servimas. Krista puhul on huvitav ka muidugi see, et ta praegu täna mängib oma tegelikku nii-öelda koduklubi vastu, et Tartus on ta ju mitu aastat nüüd seda palli mänginud ja huvitav, kuidas temal on mängida enda nii-öelda siis igapäevaste võistkonnakaaslaste vastu. Andres Toode enne mängu just ütles, et oi, huvitav, et nii hirmut äratav koosseis Kuressaaral, et isegi oma põhikoosseisus saaks ära vist. Kui ma ütlesin, aga sul Krista peaks sinu all mängima. Ja samamoodi on ju Tartu võistkonnast ka Kadimägi, kes Tartus on diagonaalründaja koha peal. Nagu ka siin. Eks see natukene selline Eestis väiksemate kohtade, väiksemate linnade nagu õnnetus on, et noored mängijad lahkuvad ja õppima ja tihti nagu kodukoha eest ei saagi mängida nagu väga tihti. Jah, täpselt. Ja Kuressaare on läinud juhtima 13-7 ja Nete Peit servimas. Kui vaadata tegelikult neid naiste servis on päris kõvad servid tunduvad olevat, et siuke planeeriv ja ebamugav vastu võtta. No, esiteks võrk on madalam, pall lendab ikka päris kiiresti ja naiste võrkpallis üldse see pall löövad ju väga head planeerivad servi, et siin isegi meeste treenerid on arutanud, et võiks nagu meeste treeningule kutsuda spetsiaalselt selleks, et saaks seda vastuvõttu harjutada, et ja ma palkun, et päris mitmed mängijad oleks meeste poole peal ka hädas sellise servi vastuvõttu. Ja nüüd oli ka hädas Marja Rosenblatt vastuvõtuga. Täpselt see planeeriv ja kiire serv, millest me rääkisime, tuleb ka Nete Peidil ilusti. Ja nüüd number 14, Kaidi Kattai lõi plokist outi ja punkti sai Tartu 8-15 seis. Ja Tartu poolt servima Kerti Külm. Hästi käes. Järgmine aasta seoses selle planeeriva serviga tuleb ka ju uus reegel, et ülevalt vastu võtta enam ei tohi. Ja... Ma natukene parandan, see oli jah ettepanek, aga ei ole vastu nagu on teada, et see lükati nagu teadmuse kaugemasse tulevikusse, et ikka ei ole nüüd mindud selle peale. Okei, ma vahepeal sain aru, et seda juba hakati nagu vastu võtma, aga siis... No jutt käis, et see 1. maist nagu, et selline reegli muudatus tuleb, aga ei tulnud. Kuigi isiklikult ausalt öelda, mulle meeldiks küll, et see natukene sellist servi vastuvõtul plärtsutamist ja sellist asja nagu vähemaks oleks võetud, et mäng muutuks natukenegi puhtamaks. Ja oleks ka kohtunikel kergem otsustada, sest et noh, jah, see sellist vaidlusmomentid, kuigi see vaidlusmoment jääks nii või naa, kui puhas ta oleks, aga nähtavasti mängijad ise oleks hakanud vältima seda ülevalt vastuvõttu, siis see oleks päris puhas peaks olema. Aga noh, see eeldaks teatud mõttes nagu natukene tagasiminekut. Jah, sain just kommentaari, et 2011. aastal, see oli siis eelmine kord, kui toimusid saarte mängud, siis Inglismaal White'i saartel võitsid tõepoolest nii naised kui mehed kuldse medali. Et see aasta siis minnakse kindlasti tiitlit kaitsma, aga nagu juba Saaremaa naistelt kuulsin, et kindlasti Bermuda paneb sel aastal kõva võistkonna välja, kuna eks see reisimine ei ole ju alati kulukas olnud ja kes ei saa tulla ju rahade pärast, aga seekord siis Bermudal eelis. Eelmised aastad on ta kõva vastupanu osutanud, aga jah, arvati, et seekord tuleb ikka veel tõsisem lahing seal. Noh, päris huvitav oleks, et millal oleks Saaremaa saaks korraldada samasugust mänge. Ma tean, et saarlased nagu ise unistavad sellest, aga kindlasti see on selline väga suur ettevõtmine ja saarlastel oleks siin riigi abi ka selle puhul. Jah, et see päris saar üksi seda, ma arvan, ära ei suudaks teha, et tõesti
iseenesest see turniir on väga huvitav ja see maailmas ikkagi päris populaarne. Ja mängud nagu sellised üldse, ta nagu ütleks nagu teatud mõttes ta on väikse mingis mini-variandis olümpiamängud. Mini-olümpia jah, siuke saarte mini-olümpia. Aga saarte jaoks. Ja servimas number 7 Kadimägi. Aga huvitav on ka see, et tean nüüd, et Saaremaa naised on teinud vist 1 või paar trenni koos või ma ei tea, kas isegi nii palju, et täitkoosseisu pole ikkagi saavutanud ju. Ja tegelikult tuleb kokkumäng ikkagi päris hästi. Sellise peaaegu, et 0 põhja pealt. Noh, ma usun, et nad on omal ajal noorte klassis suht suurem osa vist enam-vähem koos on võib-olla Raili Sepp siin tunduvad nii-öelda staažikam mängija, aga kokkuvõttes eks nad ise üksteist tunnetavad ja teavad. Jah, täpselt. Ja Kaidi Kattai taas blokist auti. Ja läheb ise ka servima. 18-10 Kuressaare poolt vaadatuna. Et Kuressaare läks alguses kohe juhtima ja on seda eduseisu hoidnud terve geimi jooksul. No tundub, et mängu algusest peale oli see serv natukene teravam ja ka sidemängija jõuas kiiremaid tõsteid laiali. Ja blokk number 1 Marian Vissaku poolt. Tore on näha naistemängus nii palju blokke. Meil on siin päris mitu juba kogunenud. Nii, ja nüüd servi S. Liisel Neliselt siis. Natukene jäi jalgadega hiljaks liikumas ja ei suutnud täpselt käed ette settida ja oligi tulemus käes. Pall tuli suht teravalt ja jõud oli ka taga. Ja nüüd eksib. See on alati, et üks väike selline viga, et sain ässa, et panen veel juurde. Ässa viga otsa, eks teen veel paremat. Jah, see on niisugune klassika. Nii ja planeeriv võrku. Mõte oli õige, aga natukene kiirustades. Jah, kuidagi rabedalt läks rabistades. Ja Tartu poolt vahetus platsile tuleb number 9. Toimub selline vahetus nagu Helena Lemmat. Servi pärast. Jah, kusjuures seda servi vahetust kasutatakse nii naiste kui meeste mängudes juba tegelikult väga palju. Eks igas võistkonnas keegi on sellist vahetusmängijad, kellel on väga hea serv ja see ongi tema nagu amploa, et aidata võistkonna otsustaval hetkel hea serviga. Ka täpselt selliseid mängijaid on samuti vaja. Ja paistab, et ka on selline Saaremaa jaoks ebamugav serv. Kuigi nüüd libero sai väga hästi hakkama sellega. Ja Tartu poolt libero väga ilus kaitsemäng. Selline huvitava tehnikaga. Huvitav tehnikaga, ideaalselt käes, mina nimetaks see peida ennast ära. Aga ma arvan, et seda koondise kutset on Rosenblatt kindlasti väärt, et ta on ennast ikka päris hästi tõestanud sel hooajal seal kaitsemängu ja vastuvõtul. Väga liikuv mängija. Mina mäletan teda veel seal Audentes või selle Eesti Spordigümnaasiumi ajal siis noorteklassis ja mängis muidugi ka ründajana, aga tol ajal ma isegi ütleks, et jättis minu mälestuste järgi muidugi isiklikult, et veel parema mulje. Eks võib-olla trenni tol ajal oli ka tehtud rohkem. Ja eks tal oli siin vahepeal ju see põlvevigastusega käis operatsioonina. Et ta vigast eks see jätab jälje ju. Eelmine aeg ta tuli peale traumat juba hakkas mängima, siis praktiliselt suht kiiresti uuesti sai vigastas oma põlve. Eks see peale vigastust taas alustamine on alati päris riskantne ja tuleks teha korralikult see. Näita mulle palun terveid sportlasi. Selliseid ei ole vist. Nii ja seisul 20-15 kasutas Tartu. Kuressaare kasutas esimest aega. Sest Tartu suutis järgi tõmmata, et see vahe ma vaatasin, et Kuressaare pool ei näe seda time-out'i tulukest. Et see vist pannakse kohe nüüd või unustati panna. Ja, nagu näha on see servija siis ikkagi tulnud ja kõva pahandust teinud siin Kuressaare naistele. Suudeti mitte palju järgi tõmmata. Ja vastuvõtul ollakse hädas ja korralikku rünnakut siit üles ehitada ei ole saanud. Ja nüüd Tartu ise eksib.
ja servima läheb Raili Sepp. Raili Sepp on muidugi ka väga hea massöör, et omal ajal ta isegi abistanud siin naistekoondist ühel hooajal ja on töötanud Pärnus ka spordimeditsiini osakonnas nagu. Jah, mäletan ka siis, kui ise mängisin noortekoondise ajal, siis oli ta ka meil mõnedel välisreisidel kaasas ja alati väga mõistev ja abivalmis oli ta oma nõuannete ja abistamistega, et leidis iga mängija jaoks aja ja aitas lahendada kõik siuksed mured. Nüüd Tartu poolt servima Triin Veidemann. No vahe läks veel väiksemaks, juba on ainult 3 punktini vahe. Ja Triin Veidemanni serv on ka tuntud kui ühe väga ebameeldivana. No, natukene nüüd Tartu mängijad magasid maha seda momenti. Jah, täpselt. Triin Veidemann muidu Haljala tüdruk ja sel aastal mängis TTÜ naiskonnas, mis nüüd sel aastal siis täiesti nullist tehtud. Ka Pärnu võrkpalliklubi. Ja enne oli Pärnus. Siis ta minu meelest õppis kas Pärnu kolledžis. Ja, ta on siiamaani seal. Ebaõnnestunud vastuvõtt. Eks tartlastel on tegelikult võib-olla ka pikreis selja taga jõuti ju põhimõtteliselt otse praami pealt siis natuke saalis istumist ja saarlased kasutavad oma eelise ära, enne loksutavad praami peal vastasvõistkonnad ära, siis võtavad pehmelt ära. Jah. Rääkides veel tänastest mängudest, siis pärast seda esimest naiste kohtumist lähevad omavahel vastamisi Pärnu võrkpalliklubi ehk siis Pärnu linn on ju ja nende vastu on siis Võru, kui ma ei eksi. Ja peale seda veerand 9 hakkab Kuressaare meeskond mängima Rakvere meeskonnaga. Ja nagu juba enne mainitud, siis meestel on ikkagi niimoodi, et oled Rakveres sündinud kasvanud, Rakveres mängid, oled Võrus sündinud kasvanud, siis Võrus mängid. Et see saab ka päris huvitav olema ja Tipikas TV näitab kindlasti ka neid mänge üle, nii et tasub vaadata. Krista Vahter ise ilusti kaitses. Tegemist on siis sidemängijaga, kes on minu meelest kaitsemängus ka igati omal kohal ja alati vajalik, et muidugi ka tema serv on väga ohtlik, et minu meelest statistika järgi ta on üks ohtlikuma serviga üldse mängija Eesti naiste liigas. Jah, tal on selline planeeriv serv ja see lõpp on kuidagi selline kukkuv, et kui sa ei oska seda oodata, siis tõenäosus, et sa selle vastuvõtuga eksid, on ikkagi väga suur. Nete Peit lõi ilusti piiri ja punk Kuressaarele jälle 23-18 seis. Sai see Tartu nüüd 5 punktini vähendatud oma seda kaotusseisu, aga kindlalt on ikkagi Kuressaare seda geimi endale võtmas. Ja taas planeeriv serv ja vastuvõtt. Hetkel on libero on ikka hädas, 2 järjest ebaõnnestunud vastuvõttu. Pole nagu tulnud seal. Ja Liisel Nelis plokist auti. Hästi löödud lühike pall, aga suutis kätest ploki äärest ära lüüa seda. Liisel Nelis, kui ma nüüd mängudest, mis me nüüd hooajal mängisime nende vastu, see on ka selline, läheb ikkagi jõuga lööma ja ei ole selline kui nüüd pabistaja tüüp, kui nüüd nii öelda, et ikkagi läheb ja lööb ja proovib ikkagi ära teha selle, mis on tema ülesanne. No ega paraku siin nagu enne juttu oli, et ega see pall püsibki tihti sellepärast õhus naistele, et seda jõudu jääb väheks, et kes siin ikka tugevamaga löögiga on, et nendel on ikka eelis. Ja nüüd Kerti serv ja Nelis hästi käes. Ja plokist auti. See võib olla suht. Tartu ei taha ära anda veel seda keegi niisama. Jah, on siin hakanud vaikselt 4 punktini juba vähendanud oma kaotusseisu. Andres Toode on väga emotsionaalselt läinud. Tõusis juba püsti ja platsi ääres midagi selgitab seal. Just saime räägitud, et on ju hea mõnus turniir aeg maha võtta, aga kes siis ikka kaotada tahab. Ja siit esimene game nüüd Kuressaarele. Ja seisul 25-20 lõpeb esimene game.
Nii, oleme tagasi. Peagi on algamas teine game. Esimese game'i võitis Kuressaare naiskond seisuga 25-20. Vaatame, kas äkki Tartu on selleks game'iks nüüd ärganud ja tuleb ehk game ka Tartule. Ja paistab, et see game on tehtud väiksed muudatused ja platsile tuleb, ma nüüd kohe ei salvesta ära kelle asemel, aga Triin Veidemann. Et Laura Reiteri asemel siis Triin Veidemann alustab jah, seda game'i. Saaremaa poolt mingeid muudatusi pole. Ja servimist alustab Krista Vahter. Kas Krista Vahter varem naistekoondise liige pole olnud? Ma ei mäleta ma võib-olla küll. eksida võin, aga minu meelest mitte, et võib-olla ta nagu esimest korda nagu sellise kandidaati nimekirjas. Ja Kerti Külm lõi esimese palli punktiks ilusti. Blokist out'i niimoodi, et ise veel sai parajal hetkel peagi eest ära. Ja siit ka kõva serv tema poolt. Ja nüüd blokipunkt Tartule. Katai ja Vider siis. Ja Külm jätkab servimist. Vaikselt on saali kogunenud rohkem rahvast ka. Eks see naiste mäng olevast siis meeste vastuseisule siuke nii-öelda eelsoojendus. Ja kolmas punkt Tartule ja Tartu on läinud 3-0 juhtima. Kas nüüd võime rääkida sellest, et see pool on parem? Äkki hakkab siin kujunema jah, et siin ühel pool võidame ja teisel pool kaotame. Nii, me saime nüüd eelmise game'i statistikaga, ma nüüd natuke aega pean seda analüüsima. Ennem kui ma ma alustan siis servide poole pealt, et Kuressaare naiskond on saanud eelmine game 3 ässa ja 4 viga siis tehtud. Ja Tartu poolt 3 viga ja 1 äss, et siit väike vahe juba tuleb ja vastuvõttu vaadates siis võistkonna peale oli Kuressaare naiskonna vastuvõtt 50% ja Tartu naiskonnal ainult 35%. Eks me siin korduvalt kommenteerisime ka, et oldi ju tõesti vastuvõtuga hädas siin, näiteks kas või Netepeedi servi puhul. Siin ka rünnakul on, ütleme, natukene vähem vigu tehtud, et siin Kuressaare võistkond tegi ainult 4 viga ja 11 palli maha. Ja Tartu poole peal sama arv palli on suudnud maha lüüa, aga 7 viga. Aga muide blokk on Kuressaare poole peal ka parem. Jah, et ikka igas elemendis ollakse natukene, aga kindlalt üle. Kokkuvõttes suuremad sellised punktitoojad ka nagu, et siin Netepeit jäi siis +5, pluss-miinus süsteemis Eliisaveit +2 ja Tartu poole peal Kaidi Katai on +6. Jah, lõi päris palju seal blokist. Ja väga korraliku rünnakuprotsendiga, et siin ta 15 pallist lõi 8 maha. Ja teisena on positiivne võidetud kaotatud punktite suhe Kerti Külmal ja ülejäänud Tartu mängijad on miinuses kõik. Miinuses, jah. Et Kuressaare poole peal ei ole ühtegi mängijat miinuse poole peal. Jah, sealt need väiksed vahed tulevad. Ja Tartu endiselt juhtimas 5-3 seisul. Ja 6 punkt Tartule ja Kaidi Katai jätkab oma võidukat rünnakuseeriat. Kuidagi hästi on mänginud Kaidi Katai täna, muidu Tartus on ta ikkagi vahetusmängija ikka enamasti olnud, jah. Mängib ju tavaliselt Kadimägi seda kohta. Ongi see koht nüüd põhikonkurendile võistkonna siselt on vaja koht ette näidata. Jah, muidugi. Oma võimalust tuleb ära kasutada. Muidugi. Ja 7-3 Tartu ees. Kuressaare jäi ehk natukene puhkama. Ja vastuvõtul on hädas ka
saarlaste libero. Meistriga mängijatest, kes on Saaremaa naiskonnas, ongi Liisel Nelis, Krista Vahter, Kadi Mägi, Nete Peit, Elisa Peit ja tegelikult libero ju mängib Rahvaliigat. Ja samamoodi Rahvaliigas on Raili Sepp. Ma arvan, et kui Tartu taktika on servida libero peale, nagu nad siin seda on ikka korduvalt teinud, et siis taktika ikkagi õigustab ennast. Noh, selle kohta võib muidugi öelda, et vaadates, kelle peale saarlased rohkem servivad, siis Rosenblatt saab ka kõvasti tööd ja minu mälu järgi siis esimese geimi lõpus oligi, et seal geimi lõpupoole 2 väga ebatäpset vastuvõttu, et seal tundub ka, et need, kes mängivad Tartu poole peal hooaja sees, need teavad ka, et kelle peale servida. Et kui Marjal ikkagi mõni päev juhtub siuke halvem päev olema, siis sealt on ikkagi võimalik saada natukenegi enda kasuks kallutada seda head servi ja vastuvõttu. Sest Kerti Külm on teada-tuntud mängija, kes... No hetkel nagu ma ütleks nii, et ta lausa puhkab seal servi vastuvõttu, vastane teda väldib nagu oma serviga. Sest tean, et ka meie peatreener Tiit Kõiv palus alati viisakalt Kerti Külma vältida. No see on jälle selline teema, et kui treener palub tihti, siis on nii, et mängija hakkab käsi värisema ja siis kas teeb viga või ikka sinna läheb. Et mul siin meeste poolel Marko Mett tõi üks väga hea näite, et kui nad mängisid siin need otsustavad mängud Rakvere vastu siin ja siis oli keelatud Eelia Lulla peale servida ja siis terve 5 geemilise mängu jooksul Lulla sai ainult 1 vastuvõttu. Et see tähendab see, et mehed hoidsid nii ilusti kinni sellest treeneri nõuandest ja kusjuures ainult 1 vastuvõtt oli ka niimoodi, kui treener ütles, et kuule, proovi korra sinna, et mis saab. Väga hästi sõna kuulatud seda. Suht arva, et kui nii täpselt suudetakse hoida nagu asjast kinni. Nii, nüüd Tartu naiskonnas mingi väike segadus, ei teatud päris täpselt. Unustati ära, kes peaks servima. Kes servib ja kes platsil peab olema. Aga Tartu endiselt 8-5 ees ja servimas siis Paide võrkpalliklubi kasvandik Mariam Vissak. Kusjuures, kui ma nüüd ise aus olen, siis näiteks Tartu poole pealt number 14 ja number 17 vastavad siis Kaidi Kattai ja Kertu Vider. Kui ma aus olen, siis näiteks nende kasvatajaklubisid ma absoluutselt ei teagi mitte. No pean tunnistama ka mina ei suuda öelda, et kus pärit nad on, et kahjuks natukene seda infot siin vähe. Jah, et pole meile seda jagatud nii palju. Aga ise ennem soojendust vaadates arvasin, et platsil saab näha ka Kaisa Õmpud ja Mari Peetersit. Jah, oleks huvitav, et Kaisa on ju mänginud siin mitmed hooajad siin Tallinna Ülikooli all ja enne seda paar aastat ka Pärnu võrkpalliklubis ja minu see on väga huvitav mitmekülgne mängija. Jah, tal oli ka see pikkust küll nii palju ei olnud, aga see hüppe oli selline... Kiire hüppega sõruk oli. Ja jõudu oli ka palju. Aga aasta aega oli ta vist Eestist üldsegi ära, seega üleüldiselt oleks huvitav näha, et milline on tema mäng praegu. No, tundub, et Saaremaa naiskond tahaks igal juhul oma esimese mängu ära võita ja mitte eksperimenteerida. Jah, ja kas võib öelda, et üle ploki 6 peale löödi see pall praegu saarlaste poolele maha. Selline, mitte just ülevalt alla rünnak, aga noh, plokk võib-olla ajastas ka natukene valesti. Jah, natukene vajus ära juba liiga vara ja siis alles tuli löök. Ja Krista Vahteri vasak käsi oli siis see, mis praegu tõi punkti Saaremaa naiskonnale. Sellised nüüd võrgulähedased palli ise rünnata, ta on hea vasak käsi ja suht teravalt lööb need palli. Ja ei ole mitte siis kõige lihtsam rünnak, mida vastu võtta. Ja väga kõva serv ja tartlased seda ilusti kätte ei saanud. Ja nüüd plokipunkt taas Saaremaale.
peidid siis plokis. Mõlemad peidid siis sel hooajal mängisid Viljandi Metalli naiskonnas. Noh, kindlasti kõva kogemus, arvestades seda, et Soome liigas mängides tugevate võistkondade vastu, et see isegi need kaotused seal, mis saad, on kõva hinnaga. Ja, no eks ka kaotustest õpitakse ju. Et finaalis mängides siin Võru näiskond, kui mängis ma, oligi juttu, et väga kahju, et kui ülejäänud võistkonnad kui saavad Viljandi vastu mängida võib-olla üks kord ja siis alles hakkavad õppima, et mis tasemel seda võrkpalli seal nagu mängib. Jah, täpselt. Ise TTÜ-ga tegime mõned treeningmängud Viljandi vastu ja no isegi seal oli see vahe tunda, et ikkagi täiesti 2 erinevat mängumaailma. Ja serv outi. Noh, eks üritatakse rõhk panna sellise tugevamale servile, et võetakse riskid, et suudaks nagu vastuvõtust välja lüüa, et vastane ei saaks kiiret mängu mängida. Ja jälle Nete Veit servib ja servias. Ja mitmes kord juba. Libero peale. Võida tundub just, et Marjale on ebameeldiv see Nete serv, sellepärast, et on ikka just selle serviga ma kogu aeg näen teda hädas. Tundub, et ka see nii siit tagant väga hästi näha, et liberale on jäetud väga palju väga suur ala ruumi ja teised võiksid siin aidata, et siis oleks nagu võib-olla raskem see asi nagu pihta saada. Ja, et näiteks Kerti Külmgi saaks äkki rohkem ala endale. Ja 12-11 Kuressaare läinud juhtima. Vot kus. Tasapisi, aga suutsid jälle oma mängu käima panna, et seda Tartu esimest sellist hoogsat nagu rünnakut suudeti nagu vaibustada. Jah, kuigi Tartu on ju tegelikult selline hästi hingestatud võistkond alati olnud, et ta tuntud oma ühtsuse ja võistkonna vaimu poolest, et äkki vaim jäi praegu sinna praami peale maha natukene. Noh, eks Tartul ongi, et nad tulevad suure uraga peale, et nendele vastu hakata, sa pead nagu vastu pidama ja seda ja muidugi mis nagu ütleme, kas eelmine aeg siin Pärnu naiskonnaga või see aeg nagu Võru naiskonna juures olla, siis see, mis edu tõi ikkagi kokkuvõttes, oli see, et kui sa suudad nagu just oma serviga neid võrgust eemale suruda, siis nendel läheb raskeks. Sest kui serv on käes, Krista Vahtra suudab oma esimese tempo mängijaid ka hästi ära kasutada, siis nagu on tunduvalt raskem nende vastu mängida. Meis Merilaine teise kohtunika näitas kiiret reaktsiooni, suudis pallist eemal hoida ennast. Ja punkt jälle Tartu naiskonnale. See game on läinud kuidagi alguses küll rohkem Tartu poole, siis natukene rohkem Viljandi poole, aga hetkeseisuga küllaltki võrdselt 12-12 on tablool. Kas nüüd külalisvõistkond sai oma sellest praami loksutumist ka nagu üle, et läheb nüüd mänguks? Ja nüüd Elisa eksis rünnakul. Ja 13-12 Tartu juhtimas. Servimas Kertu Viider. Ja vaikselt, aga kindlalt koguneb siia saali publikutki juurde. Tundub, et osa meeskondi ka juba saabus kohale. Ja, et paistab, et meeskonnad ka kohal. Eks nad annavad siukse kena viiendiku siit publikust hetkel. Elisabeth servimas ja serv outi. Oleks siis see läinud, oleks tegelikult... Mõte oli väga õige, et ideaalne koht. Kuigi libero oli ühe peal, aga nad nagu näha, et nad otsivad teda. Ja isegi hea libero jaoks on tsoon 1 on üks ebameeldivaid. Jah, ebameeldiv koht on ja sealt edasi on ju ka sidemängijal ebamugav tõsta seda. Selle nurga alt tulevad palli ja Kadimägi. Kadi kasutas ära seda, et tartlaste blokki jättis liiga palju piiri lahti. Aga Kadi puhul on üldse päris huvitav, et olen alati imestanud, kuidas ta suudab selle palli kuidagi keerata ikkagi mitte otse piiri, aga sealt piirist natuke kõrval, et tal on see... see pall jäi ka sellist 1,5 või lausa 2 meetrit nagu sisse poole, jäi lühikeseks nagu öeldakse. Ega talle oleks valikuid oli vähe, et siis oleks ta blokk võttiski täpselt tal diagonaali kinni, et nähtavasti nägi ja keeras blokist mööda. Hästi keeratud ja nüüd taas Tartu servimas Triin Veidemann. Hästi käes. Ja ploki punkt Tartule.
On saanud jah Tartu oma mängu käima ja nüüd teine tehniline time out. Tartu poole pealt 16-14 seisul. Paistab, et ka Toode on natukene rõõmsamas olekus kui esimene game ja seletab oma hoolealustele seal. Mida veel saaks parandada? Servimist jätkab Triin Veidemann. Serv liberale, aga serv oli hästi käes ja ilus tõste ja hea rünnak Kadimägi poolt ja punkt Saaremaa võistkonnale. Servima Liisel Nelis. Tundub, et Saaremaa valmistab vahet, see ongi Kaisa ja Ungu. Kaisa, jah. Ja kui nüüd sinna numbri peale piiluda, siis on tal käes 8. Ehk siis Liisel 4 asemele. Eks ta võib olla õige ole, et kui Tartu vaikselt ikkagi üritab eest ära minna ja Kuressaare peab jääma ikkagi tagarolli, siis tuleb ju midagi muuta. Mingit muud hingamist sisse tuua ja vahetus Tartu poole peal. Ja servima eelmine game palju pahandust teinud Helena Lemmats. Väga hea serv. Taas väga hea serv ja keeras veel ära siin lõpupoole, et esimese tempo ründaja oli sunnitud vastu võtma selle jah, kuigi ega ta vist selleks nii valmistunud ei olnud. Ja nüüd toimub siis ka Saaremaa naiskonna pool vahetus ja platsile tuleb Kaisa Umpu. Sai meie soov teoks. Ärme hakkame väga mõjutama seda nüüd oma soovidega seda mängu. Aga vahetus mõjus, et see punkt nüüd treenerile, et eks need vahetuste ajad võetaksegi selle pärast. Treenerid ju tahavad ka punkte saada. Paraku mitte üheski selle statistikas see kajastu. Jah, seda kahjuks. Ja Raili servimas. Ja rünnak võrku. Päris blokini ise mitte ei jõudnudki. Ja 17-18 Kuressaare ikkagi ühe punktiga veel taga. Punkti mäng käib selline. Jah, et see game on selline, jah, see pingelisem on. Eks tegelikult mängijad ise ka eksivad või tulevad sellised rumalad. Jah, ei saa öelda just, et rumalad vead, aga sellised enda apsud tulevad sisse, siis sealt need punktid külm hea löök täpselt sinna nurga peale, et reeglina seal sellised pika diagonaalis nagu on see väga raske katta seda kaitsemängijatele. Jah, see on see pikk rünnak. Ja taaskord hea serv Tartu poole pealt. Ootan juba teist game'i, ootan seda, kui Krista lõpuks oma rünnaku teeb sellest teisest pallist. Ja Kerti Külm jälle diagonaali lööb palli maha ja Tartu on 20-17 juhtimas. Eks Kerti oma Tartu naiskonnas on viimased ajad selline võtmemängija, kelle peal nagu saab väga palju rünnata ja sellist otsustavaid palli just. Ja. No eks nüüd õige tõste ka nagu talle sellepärast, et Krista Vahter tal on vastas ja tema blokk on natukene madalam ja seal nagu lihtsam nagu pall punktiks lüüa. Ja, eks Kertil võib olla see eelis ka, et tunneb ju seda Kristat seal blokis ja. Ja, nüüd Tartu poole pealt. Ja, Kerti Külm jälle diagonaali lööb palli maha ja Tartu on 20-17 juhtimas. Eks Kerti võib olla see eelis ka, et tunneb ju seda Kristat seal blokis ja. Ja, nüüd Tartu poole pealt. Ja, Kerti Külm jälle diagonaali lööb palli maha ja Tartu on 20-17 juhtimas. Ja, Kerti Külm jälle diagonaali lööb palli maha ja Tartu on 20-17 juhtimas.
No, võib öelda, et võib-olla Krista teab ja ka. Krista teab Kertitki, on ju. Aga Krista Blocki kohta nii palju, kui ma seda nüüd oskan kommenteerida, siis tal on ju väga hea ajastus. Ei, selle, ma ütlen see, et ta nagu ei ole väga pikk sidemängija, aga ta on nagu väga osav, et ei saa öelda, et niisama saab üle lüüa, et väga ettevaatlik peab olema. Jah, aga kindlasti natukene lühem kui Elisabeidi Block, nii et ja Tartule taas punkt, nüüd Umpu eksib vastuvõtul. Tartu on see game tunduvalt teravamat servi ja mitmed ässad on saanud ja ise nii palju pole eksinud. Ja nüüd siis serve outi. Sarnaselt oli vist siin eelnevalt ka üks sama juhus, kust tuli selline servipunkt ja pärast otsa kohe viga. Suht tüüpiline, et tahaks veel paremat servi. Jah, teeks ta. Ja Krista Vahter servimas ja servib liberole. See vist ei ole midagi uut enam. Jah, täpselt nii, et sellest konkreetne taktika on nüüd hetkel. Paistab jah, et milleks need liberad siis on seal, et eks need servi vastuvõtmiseks ja kaitseks olegi. Ja servimas Kerti Külm. Kerti Külmal on palju kogemusi ka ju rannast ja servias. Ja Kaisa pealt jälle. Ja. Kohe tagasivahetus. Ma ei oskagi nüüd öelda, ma ei ole päris kindel endas, kui ma ütlen, et Kaisa ka seal välismaal olles mängis. Aga ehk siiski ei oska kommenteerida seda. Ja Kaldi Mägi keeras outi. See läks ikka päris korralikult. Tundub, et Tartu võtab oma ja suudab viigistada seisu. Et kui selle peale esimest geimi ja teise geimi algus, mis ma ütlesin, et tundub, et see pool on parem, et kui selle teooria järgi meil ootab 5 geemil mäng. Ja servipunkt Kerti Külm ja teine game lõpeb seisul 25-18 ja Tartu on võtnud siit esimese game'i võidu ja seis on 1-1. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd.
Nii algamas kolmas game. Eelmise game'i võidu võttis Tartu seisul 25-18 ja esimese game'i võidu Kuressaare 25-20. Saime ka eelmise game'i statistika ja... mis siin statistika on kohe näha, mis nagu mängus kajastas, et Tartu pani kõvasti juurde oma servil ja võrreldes esimese game'iga kohe oli, kui oli löödi ainult 1 äss, nüüd löödi 5 ässa. See oli kohe mõjunud nagu ka Saaremaa naiskonna vastuvõtule, mis kohe langes lausa 20%, nii et kui oli esimeses 50, nüüd on 30 ja Excellent, mis on väga hästi käes, on ainult 10%, nii et ainult iga 10 palli oli hästi sidemängijale kätte toimetatud. Aga plokk võitis ka Tartu, et 3-1 vastu. Rünnak läks ka nagu paremaks Tartu naiskonna poole peal ja Kerti Külm, kes on nüüd jäi teises game'is miinus süsteemist +6, kuigi kõvasti toetas ka Kaidi Katai sama kursi peal jätkab +3, esimene game ta oli lausa +6. Nii et Tartu naiskonna eduvõtti oli see, et suudeti nagu oma serv muutuda agressiivseks ja sellega nagu läks nagu ka plokis asi paremaks ja suudeti nagu realiseerida need kaitsepallid punktiks. Jah, üleüldiselt see Tartu mäng nagu paranes ja igas elemendis ja. Praktiliselt küll jah, et Saaremaa poole peal näitajad langesid. Hästi huvitav vaadata Krista julgestust. Et kui reeglina öeldakse, et kui lüüa ei saa teha Hani ploki taha, tavaliselt on seal ikka tühi koht, siis nii Tartu naiskonnal kui siis ka Saaremaa naiskonnal sidemängija on alati ilusti ploki taga julgestamas ja see Hani sinna keskele keskele veel, aga siis natukene sinna ühe poole ei toida nii hästi, kui tavaliselt võiks loota, sest et mõlemal pool ju mõlemad toodekasandikud ja eks nii sidemängijad oma vahel ikka täiendavad teineteist ja suht sarnaselt on ka mõlemad seal ploki taga ilusti julgestamas alati. Ja servimas Kerti Külm ja nüüd hästi käes ja hea kaitse, aga võistkonna kaaslased magasid seda momenti maha, et keegi ei läinud aitama. Segadus oli natukene, jah. Ja nüüd Elisabeth servima Kuressaare poolt. Seis 3-2 Kuressaare kasuks. Ja taas planeerib serv libero peale. Huvitav, kas nad tõesti ei tahakski proovida teisi vastuvõtjaid? No, kas või testimise mõttes?
et kui süsteem toimib, et miks seda muuta. Ja nüüd väga korralik plokk seal ründajal oli sellist, ma läks natukene väga kinni silmi raiuma ja plokk oli paigas. Ja see game on Saaremaal toimunud tempovahetus. Rallisepa asemele on mängima tulnud number 12 Lili Võrk, kah Audenteses hetkel õppiv noormängija. Ja nüüd selline kerge eksimus, plokk liiga kaugel võrgust ja isegi pigem ütleks nii, et plokk oli lähedal, aga nagu see on üks tüüpiline viga, ei vii käed korralikult üle ja siis pall võrgu ja kätte vahel ja sealt nagu keegi enam aidata ei saa. Ja raske serv Tartu poolt. Kaitses pall üle ja Liisel Nelis sellest kohe ka punkti toob Kuressaare naiskonnale. Jälle kaks sellist pikad mängijad hüppavad vastu ja jätavad sellise augu täpselt kahe vahel ja väike ründaja suutis täpselt leida seda jälle keset platsi ja see lõi ära. Ja täpselt. Eks et ploki kõige suuremad vead olegi need, kui jääb siis auk plokki või ajastus on selline lopergune. Palun vastus jälle selle Krista plokki suhtes. Proovis nagu tema pealt lüüa piki piiri, aga käed olid korralikult ees. Ja taas Saaremaa tõste nurka on kohe, kui selline veel pall on korralikult sidemängin käes, on nagu kiirem ja selline kiirem poolik lendab ja selline rünnaku kiirus nagu kasvab kohe, et see on hetkel Tartu nagu hädas seal neutraliseerimise nurgast. Ja nüüd Hani jälle. Täpselt samamoodi jälle Kadimägi ilusti julgestuses ja Liisel Nelisele kolmas järjestikune. Kolm rünnakud järjest punktiks ja kõik on väga edukalt. Eeltööga teiste võistkonnakaaslaste poolt ilusti tehtud ja. Ja ju, nüüd on 8-3. Platsile. Kuressaare eduseisus 8-3. Ja Kadimägi servis nii kaugelt, et meie kaadrist kadus ta vahepeal välja üleval. Ja punkt Tartu naiskonnale. Homme mängib siis Saaremaa naiskond nii-öelda Tallinna Viljandi naiskonna vastu. Ja ma ei teagi, kas naistel on üldse mingi selles mõttes arvestus, et on neil medalite peale mäng või meestel on kindlasti karikate ja medalite peale mäng, aga kui Tartu ja Tallinna omavahel ei mängi, siis kuidas seda naiste arvestust teha vist ei saagi ju. On lihtsalt sõpruskohtumistel naistel. Pigem jah, võib-olla, et see on nagu naiste poole peal ta nagu välja kujuneb selline treeningmängud Saaremaa naiskonna jaoks. Jah, täpselt. Et natukene ka näitab ka see, mis tasemel Saaremaa naiskond hetkel on, eks. Jah. Nüüd on jälle üks pikem pallivahetus. Ja taas ploki taha jääb see pall ja ilusti Kadimägi all. Et YouTube'is näiteks võib
leida, seda minu meelest isegi käis läbi kunagi volley.ee-s, et üks videoklipp, see Hiina meistrivõistlustest. Jah, olen isegi seda näinud. Kus ikka, löögijõud ja kõik muu on tunduvalt kordades suurem ikka, jah. Ja kus kas oli 15 või 16 korda, mis see pall käis üle, et see oli ikka, vapustav. Võin öelda, et see vaatamine oli juba väsitav, aga pärast, kui need mängijad selle pallivahetuse lõpetasid, siis ikka nii mõnigi hingeldas natuke aega omal kohal ennem, kui mängu edasi läks. Ja nüüd Triin Veidemann ilusti 5-6 vahele platsile selle palli lööb. Ja 10-6 Kuressaare sellegi poolest endiselt ees ja Triin Veidemann ise ka pärast sellist rünnakut servima. Minu meelest terve mängu jooksul see on nagu esimene rünnak 6 pealt, mis nagu sihilikult korralikult realiseeritud, jah. Ja nüüd blokist lahti. Väga palju on tegelikult naiste mängus neid palle, mis käivad blokist läbi. Kas siis punktiks blokist outi, see on üks asi, aga et kaitseblokki on naistel hästi palju just, et selline blokk pidurdab siis seda rünnakut ja sellist blokki on väga palju minu meelest naiste mängus. Eesti naiste võrkpallis ei ole sellist kedagi nii füüsilist, nii võimsat, kes tänapäeval lööks nagu üle lausa kellegil siin. Eks sellepärast ongi tihti see ploki mõju, kui plokk jõuab isegi sellist lühemate mängijate puhul õiges kohas, õigel ajal, siis ongi plokk oma töö teinud, ega eesmärk ei olegi nagu kinni kohe 100% panna, et peame nüüd pall mängu. Jah, aga nüüd Kerti Külm lõi koksas selle palli sinna keskele maha, et rääkisime küll, et see koht on hästi Saaremaal ja ka Tartu pool kaitstud, aga tõste läks pikaks, plokk läks antenni ära ja väga osavalt Kerti tegelikult keeras selle, et ei olnud nagu kohe arugi saada, kas tuleb rünnak või tuleb väikekõks. Osav mängija. Ja Tartu tempo rünnakust punkt. Üldiselt siiamaani arv nähtav keskelt rünnak Tartu poolt, pigem nagu kõik suurem osa rünnakust on nagu läinud nagu nurkadest. Diagonaal või siis 4 pealt. Servimas sidemängija Liis Noormets. Ja Elisabeth lõi outi. Kiilus kinni korra mõte. Ja Tartu jätkab servimisseisul 9-12. On natukene siis oma punktidega järgi tuldud Saaremaa naiskonnale. Ja nüüd Tartu mõiskonna arvates pidi juba punkt neile tulema, aga kohtunik ei vilistanud ja mäng jätkus ja... Natukene on siin rikkunud sellist ABC reeglit, et 6 pealt mängija oleks pidanud julgestama seda nurka palli endas pika kaarega. Ja kui nurk läheb ette julgestama, siis juba 6 peal mängija vastutab selle nurga eest, aga ta jäi nagu magama. Jah, kuidagi. Ja tulles tagasi selle jutu juurde, et kui palju siis keskel on mängitud Tartu naiskond, siis ütleme terve nüüd juba peaaegu pool nagu sellest 3. geemist mängitud, siis 2 esimese geemi jooksul on Kertu Vider sai ainult 3 tõstet, ja nüüd me nägime korra veel rünnakut. Jah, et siis 4. Seal on väga arv juhus, millal keskel mängitakse. Ma mäleta, kes seda nüüd ütles, aga ma mäletan sel ajal ühte lauset, kus öeldi, et see oli vist mingi meeste mängu kohta ja temporündajale öeldi, et sinu ülesanne ei olegi lüüa, sinu ülesanne on ainult joosta. Et jooksed peale ja kui ükskord juhtub, et sidemängija sulle sinna käe alla tõstab, siis pead maha ka lööma. Eks esimese temporündajatel on selline, kui sööle väga palju musta tööd nad peavad tegema, aga fakt on ka see, et võistkonnad, kes ikka hästi mängu loevad nii edasi, ega seda väga pikka aega nagu ei saa teha, et keskel ei tule rünnakud. Ja tuleb ikkagi kasutada. Ja ikka hüpatakse sinu peale, et see on tänapäeval ikka tasemel võistkonnad suht kiiresti hammustavad läbi sellist asju. Ja servi äss jälle Netepeidile. Head servid. Ja jälle teine servi äss järjest. Väga hea serv, et tuli üle võrgu ja praktiliselt kukkus kohe sinna 4 meetri peale, et see on vastuvõtjatele väga raske.
eks tänapäeval nagu Eestis on nagu see, et tihti, et natukene sellist, kes on ikka hästi suudab nagu agressiivselt lüüa servi, et ta nagu pool punkti käes juba iga kord. Ja, et see serv on esimene rünnak ju. Seda loetakse. Ja nüüd Tartu kasutad 15-10 seisul nüüd Saaremaa veel teeb sellist lubatud varianti katet, kus grupeeruvad kõik 3 eesliini mängijad ette ja veel tagaliini mängijad ka sinna. Väga hea kaitse nüüd libero pool. Ja serv oli täpselt üle, et nii et vastuvõtjatel oli veel raskendatud see tegevus seal servi vastuvõtul. Eks ebamugav on, sest kui see kattes ja Elisabeth väga ilusti lõi selle Kadi kaitsest tulnud palli ilusti maha. Aga eks ta ebamugav ole vastuvõtjatele, kui nad tegelikult palli näevad alles võrgu kohal, sellepärast et nii suuna kui palli esialgse lennu ju katavad tegelikult need mängijad ikkagi ära ja aega reageerimiseks jääb vähem. Tagasi platsil. Netepeedil on nüüd selles mõttes huvitav olukord, et enne eelmist punkti võeti aeg. Pidi tegema head servi ja kohe tuli peale tehniline timeout ja taas tema kord servida, aga paistab, et see timeout nüüd nii hästi ei mõjunud ja servi vigasid tuli. Kuigi proovis ta vist teha ka midagi muud ja muuta. Üritas jah, et mitte servida üle katet, aga sellist panna lühikest servi sinna tsoon 2, et mis oleks väga ebamugav, selline puhtalt taktikaline serv. Aga ebanestunud. Ja hea kaitse Kerti Künal. Ja lööb plokist auti. Mõlemad pooltel on nagu natukene hädas oma selle pikipiiri löökidega, et see väga palju kätest lendab minema. Kuidagi peaks need käed natukene jäädakse selliseks võetakse, kuidas öelda, ei tule lõpuni piiri võtma, aga natukene sisse poole ja ongi randmest tugeva löögi lüüakse välja. Ja Elisabeth servimas. Servi jälle sinna 3 meetri joone peale. Vastuvõtta hästi käes. Ja endiselt, isegi kui serv on käes, siis tegelikult ikkagi seda mängija tempole ei usalda seda palli nii väga lasta. Selle tõste 6 peale ja plokk ilusti ees. Siin on suht näha, et mõlemalt poolt sidemängijad väldivad, kui ütleme vastavalt 2 meetri pealt selle tempole tõsta, et meeste mängus lastakse ka tihti 2,5-3 meetri peale, aga siin on ikka, oodatakse väga täpselt nagu passi kätte, et siis võib-olla tõstetakse. Mis teeb iseenesest vastasele mängu lugemise natuke lihtsamaks, kui natukene kaasa mõelda. Ja seis 13-18 Tartu poolt vaadatuna. Ja nüüd Tartu eksib servil. Ja Kuressaare poolt servima Kadi Mägi jällegi. Liberal serv hästi käes ja nüüd lasti tempomängijale ja kohe ka punkt
Tartu naiskonnale. Arvan, et tasuks ikkagi neid temposid proovida ja kasutada ikkagi kogu selle mängu jooksul, et annad siis ikka. Eeskätt tuleks muidugi see pall natukene täpsemalt toimetada sidemängija, nii et eks väga hea servi jälle. See on naiste mängus, kus see pall nagu planeerib ilusti ja siis järsku muudab suunda, et see on reageerida väga raske. Vahel juhtub, et isegi servija ise ei ole päris kindel, kuhu tema serv minema peaks. No, üldist küllist, jah. Aga Kaidi Kattaja on tegelikult siiamaani teinud juba väga ilusa mängu. Nii rünnakul servis kui ka, kui ma nüüd ei eksi, siis on ta ka blokis midagi näidanud juba. Ei, päris korraliku partii siiamaani. Härra toodele mõtteainet. Jah, ta saaks. Hästi lõi praegu Liisel Nelis üle bloki sinna ühe suunda ja Tartu kaitse ümber 6 pealt ei jõudnud seda. Seal oli seda mitu puudet vahe peale ja ei saadud seda palli siis lõpuks. Triin Veidemann auti. Ja aeg Tartu naiskonnale. Alla 5 punktini vahe, et sisuliselt hakkab selline otsustav hetk juba geimis, et kui jõutakse 20 punktini, et siin veel kaugemal lasta saab olema pärast väga raske kätte saada seda geimi. Jah, hetkel meie aimdus ühe poole paremusest kehtib veel. Tundub küll, vaata, et see toob siis järgmine geim, et kui see läheb jälle täppi, siis suht lihtne prognoosida. Jah. Kuigi enne mängu, kui oleks palutud mulle ennustada, oleksin ma ikkagi Saaremaale selle võidu ennustanud. Hetkel Saaremaaga juhtimes, aga ega kunagi ju ei tea. 21-15 ja Liisel Nelis ka servimas. Ja tõesti, Marja Rosenblattil täna selle servi vastuvõtuga natukene raskuseid. Ja nüüd Triin Veidemann keeras natukene auti. Tegelikult koht iseenesest jälle väga kaval sinna ühe nurka, aga väike nõks, natuke liiga palju ja... Jaa, aga samas nüüd seekord oli mängija nagu valmis, oli nagu kontrollimas olukorda, et läks lõpuni ja oli valmis selle jaoks. Ja reekord näes. See oli siuke õnnega pooleks ja Tartu siiski selle oma 3 puudet pingutas ära, aga see viimane tõesti üle võrgu ei läinud, jah. Tasub serviga riskida ja taas servias. See servi vastuvõtt on tegelikult selline koht, kus kui kärisema hakkab, siis hävitab seda emotsionaalset võistkonda ju kõige rohkem. Kui juba vastuvõttu ei saa, siis ei ole ju võimalik ka edasi mängida. Nüüd servi ilusti käes ja... praktiliselt ühe võrgu peal auti. Ja 25-15 Kuressaare poole siis 3. game. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd.
Kuressaare ja algamas 4. game. Gameide seisuga 2-1 Kuressaare juhtimas. Eelmise game'i võtsid väga kindlalt 25-15. Huvitav statistika nüüd sellest Kuressaare naiskond võitis küll game'i ja kindlalt 25-15, aga Serbi vastutusprotsent on langenud siin 25%-le. Langevas joones läheb nendesse vastuvõtt. Selle peale on muidugi rünnak on paranenud. Ja hetkel on selle 3. game'is oli põhitegija Liisal Nelised, kes oli +8 jäänud ja kokkuvõttes on juba 14 punkti naiskonnale toonud. Ja Tartu poole peal on muidugi rünnaku vigu kogunes palju, et 31 pallist 7 viga ja 10 maha ja tundub nagu suurem osa nagu üldiselt kombeks on, et üle poole on nagu jääb mängu. Jah. Kui vaadata nüüd neid, kes platsile tulid, siis paistab, et Andres Toode ikkagi jälgib põhimõtted, et mängitan kõiki mängijaid, kes kaasas on. Praegu on nurkade koha peale asunud siis Laura Reiter ja number 9 Helena Lemmats. Eks ta õige kah, et hooaeg on läbi ja need, kes nagu vähe saanud mängida hooaja jooksul, et las proovivad. Ja, tähendab, Lemmats on tulnud diagonaali, natukene puterdasin siin. Ja siit punkt Tartu naiskonnale Kerti Kilma servist. Eks ta võib-olla selle Kaidi Katai väljavahetamine on nagu siin õigustatud, sest eelmises skeemis ta 8 pallist suutis ainult 2 ära lüüa ja võib-olla vaja lihtsalt nüüd puhkust. Jah, et kiitsime siin küll tema head mängu, aga praegu punkt Kuressaarele. Jätsin oma eelmise lause pooleli, kas jääbki pooleli. Ja servima on ette Peit. Tean, et meestest nüüd, kui need sinna Bermudale lähevad, Siim Põlluäär ja Keit Pupart kuulu järgi pidid mängima rannavõrkpalli, et mitte osalema siis saalivõrkpallis. Huvitav, kas naistel kah keegi rannavõrkpallis on osalemas või? No, ma ei tea need kuulujutust midagi, aga kui täpsustaks, et millal need toimuvad, need juuli alguse poole vist. No siis minu teada Siim Ennemuist küll kuskil ei osale. Vabadus mitte Ennemuist, aga Põlluäär. Põlluäär võib küll olla, jah, sest Siim Ennemuist osaleb universiaadikoondiselt. No, ma tahaks näha, et kus Keit Pupart mängib rannas. Jah, eks ta huvitav kombo saab olema. Aga meestest ju veel universiaadil osalejaid on ehk äkki veel mõni saarlane ja samas on ju käimas ka noortekoondis, kus praegu just täna siis üks saarlaste sinemängijaid Karel Ellermaa on noortekoondisega Soomes. Täna hommikul sõitsid Soome turniirile. Et samuti ei saa siin turniiril mängida, aga nüüd suve kohta ma ei tea, pidi vist ka Bermudale sõitma või kas selleks ajaks on noortekoondis juba läbi? Minu teada Ellermaa peaks ka olema selle universiaadikoondise nimekirjas, sest seal on Kusti Nõlvak, Marti Keel ja Ellermaa. Ellermaa, jah, 3 sidet siis äkki on praegu seal nimekirjas. Jah, et saarlastel on mängijaid isegi meeste poole pealt nii palju, et jagavad ka koondisesse ja noortekoondisesse, eks ole. Oi, kui hea kaitse. Tegelikult isegi väga kõva rünnak. Ja nüüd Hanniga maha see pall. Ütleme siis üks mängija lihtsalt võrgu all jäi seisma ja vaatab, mis toimub. Muutus niisugused pealtvaatajaks. Kangestus selle hetkega ja Kuressaare 5-4 endiselt juhib seda geimi. Eks eelmine game nad said vist oma mängu taas pärast seda lühikest mõõna korralikult käima ja praktiliselt ei tehtud selliseid lihtsaid vigu ja serv oli väga korralik. Et sisuliselt Kuressaare naiskond suutis lüüa sellise
jäi positiivse nagu statistika, et 6 ässa ja 2 viga ja vastane tegi ja Tartu tegi sai lüüa ainult 1 ässa ja 4 viga. Huvitav, palju seal statistikas Nettepeitile neid ässasid on pandud, siin tuli neid ju 2 tükki järjest lausa. Ei, siin on statistika nii, 6 servist, 2 ässa äkki need olidki need, mis sarjast tulid sealt siis? Ja Liisal 4 on 7 servist 3 ässa ja mitte ühtegi viga. Jah, seal oli see üks, mis seal võrgu peal veel natukene ootas enne, kui vastastele sinna lendas. Ja 6-5 Tartu poolt läheb servima Laura Reiter. Eesti koondise treeneri tütar siis, Laul Reiter. Eesti junioride koondise treener. Junioride koondise treener, jah. Selveri teise treeneri ja tiitled on vist palju, mida ette lugeda tegelikult. Ja Liisel 4 nüüd siis Saaremaa Keskkonnamaa poolt. Ja taas kõva serv. Huvitav Taavist üks vähestest, kes siin nagu servi hüppe pealt planeerivad. Siuke pool hüppe pealt, kuidagi pole nagu päris hüppelt ka, aga samas nagu selline huvitav serv, jah. Et ei ole päris selline jalad maas, tavaline planeeriv. Esimene tehniline time-out on lõppemas ja Kuressaare 8-5 juhtimas. Huvitav, mida Toode siis Tartu tüdrukutele rääkis ja äkki muudetakse mingit taktikat. Kutsus korrale. Korrale, jah. Eks see selge see, et esimene ülesanne saada see serv kätte, sest kui Saaremaa jätkab samas vaimus edasi oma selle serviga, siis nagu lootust siin võita on nagu väga raske. Samas peab Tartu poole pealt ka ütlema, et diagonaalründaja ja üks nurk on vahetatud, et kindlasti mõjutab see võistkonna platsil olekul, kui tulevad varupingid, tulevad mängijad, kes on hetkel veel külmad ja ei ole sellesse mängu nii hästi veel sisse elanud. Noh, seda küll, kuigi see seis nii katastroofiline ei ole hetkel vaadates suht tasavägine ja vaikselt läheb niimoodi. Kindlasti on ka see, et nii palju kui vastased lubavad, nii palju annavad tugev rünnak ja väga hea kaitse. No nüüd tegi Krista peaaegu seda, mida ja jälle jõud ei ole alati määrav, et see tark Anid vahepeal on see lööb tasakaalust veel rohkem välja, kui sellist pallid kukuvad maha. Et kui sidemängija eesliinis, siis endiselt pead ju ikkagi kartma 3 ründajat, kui tead, et ka sidemängija on võimeline sellisteks. Ja ilus tõste Kadi Mägile tahaliini ühe peale ja Kadi lööb selle, võib öelda, et keset platsi maha. Kuigi eks plokki jälle jättis sellise augu vahele, seal peaaegu meetrine vahe oli ja eks selge see, et kaitsmängijale taga oli väga raske valida seda õiget kohta. Ja lükkas auti seda mängija selle palli. Natukene selline hädapall oli. Ja nüüd on aeg. Tartu naiskonnale 11-6 Kuressaare oli ette läinud. Noh, järjekordselt on niisugune headele servidele ja jah, et see serv on päris siuke laastav. Sest Kuressaare naiskond on juba 3 esimese game'iga suutnud 11 ässa lüüa. Ja Tartu suutis nagu 7-ga vastata. Eks tundub selline hetkel kehtib reegel, kes paremini seerib, see võidab. Jah, paistab, et need servid mängivad selles mängus vähemalt küll väga olulist rolli.
serv võib öelda, et hästi käes. Ja plokk jälle väga hästi ees. Küll mitte otse maha, aga ja Krista tõsta natuke lühikeseks. No, huvitav jälle pass oli nii hästi käes, aga isegi nüüd Krista ei julgenud lasta keskele. Eks ma arvan, et hetkel esimese temporünde tegeleb sellise hüppevõime arendamisega, sest ausalt öelda vastaste keskmine blokeerib ammu, jooksis minema, tema ikka juba 2 korda järjest hüppas täiega üles. Aga ma arvan, et siin võib olla Saaremaa poole pealt kindlasti ka see, et pole ju kordagi kokku harjutatud, isegi mitte trennis. Ja ma arvan, et sealt see suur ebakindlus ka võib olla temposse laskmisel. Täpselt ju isegi ei tea, ma tean, et Krista tuli ka täna Saaremaale, et pole nendega koos trennigi teinud. Seda küll, selge see, et ta tundab ennast kindlamalt, kui ta tõstab korrektselt lihtsalt nurka, et sealt lüüakse ära ka täna hetkel. Selline arusaamatu, see ei olnud koostööd vastuvõtul Kerti Külm ja Mari Rosenblatt ei suutnud ära jagada õiget pidi seda palli. Ja Kontes 7 Kuressaare ikka ja juhib. Tartu kasutas nüüd ära oma teise timeout'i. Kommentaari äkki juba järgmise mängu kohta, oled ju sina ühe võistkonna treeneri rollis. On mingid taktikalisi plaane juba? Kui selle võistkonnast rääkida ka, see on võistkond pole kordagi nüüd koos trenni teinud. Hakkame sellest pihta, et osa mehi on koondises ja osa mehi, kes Pärnus juba ka treeningutega ei tegele. Eks me näeme, mis seal platsi peal hakkab toimuma, eks. Jaanus avaldan ühe saladuse, et Jaanus Nõmsalu hirmsasti trügib nüüd sidemängija kohale, sest ta on meil selline universaalne haal. Et ta on igast kohti mängid Venemaal liberot ja kunagi oli esimese temporünde ja vastuvõtja, nii et meil on suur valik selles suhtes, et ei tea ise kuhu keda panda. Jah, et mängijaid on mitmeid. Kahju, et muidugi ei tulnud võib-olla selline Argo Meresaar ja Raimo Pajusalu ja siin on vigastud operatsioonile käinud Asko Esna ja ka Kristjan Õuekalas. Ma vaatan, et Esna on ilusti pingi peal kaasa elamas. Ta tulib sellist trügis ikka teise treeneri koha peale, aga nüüd ma ütlesin, et ainult massööri koht on vaba. Tuli hingeline võistkonna liige. Muidugi ma ei tea, kas ta tuli 4 jala peal või siin 2 jala peal. Hetkel paistab, et lisaseadmeid ei ole. Aga Kuressaare on oma eduseisu veel kasvatanud ja kasvatab seda veel, 16-7 on seis. Paistab, et läheb ühepoolseks. Tartu on ikka hädas selle pikipiiri rünnakute neutraliseerimisel. Kadimägi neid järjepidevalt ikka suudab 2 pealt ära lüüa. See bloki ajastus on ka selline, siit vähemalt paistab, et kas vajub alla või tuleb hilja üles, et sellel ajal on juba rünnak toimunud, kui paraku tehniline mõnest. peal ja 16-7 Kuressaare juhtimas, Krista Vahter servimas. See on juba väga korralik edu, et siin tagasi mängida saab olema väga raske. Ja. Heasse kohta tegelikult see Hani tuli praegu. Natukene sellist valed võtet seal kaitses kasutas mängija, et ma jätakse kuidagi täna kohtunikud on nähtamatud. Ei ole pinget õhus. Jah, üks selline pall oli, millega siin Tartu, ma isegi ei mäleta, kumb naiskond enam rahul ei olnud, Tartu ei olnud rahul.
aga mingit olulist vahelejäämist pole siin kohtunike poolt küll olnud. Et Tartu jäi kuidagi seisma, näiteks kas või see palju nagu suht nagu lihtne, et seal näha, et ei tule tugevad rünnakud, aga seda ikka ei loetud läbi. Ja Nette Peit servimas. Ma ei tea, tundub mulle, et tema ainult servibki kogu aeg. Mäletan kogu aeg, kas Liisel Nelis või Nette Peit. Aga nagu sa panid tähele, ikka suund on sama ja serv ei ole käes. Jah. Eks kui miski asi hästi toimib, siis alati ei olegi ju mõtet muuta. Selline hea kaitse oli valmis. Reiter oli praegu väga hea kaitse. Ja nüüd jälle ploki august lööb selle palli platsile Kadimägi. Äärmine plokk läheb kuidagi sinna antenni taha kaasa. Koostöö plokis jah, lonkab tundub, et sellist, eks võib-olla need vahetusmängijad ka, kes nagu on nagu vähem platsi peal olnud, et need natukene see ei ole nii korrapärane, siis plokk nõuab ikka sellist väga head distsipliini ja head koostööd. Ja tee, mis tahad. Servias. Ei saa kuidagi kätte. Mõistab, et Marja ei ole ka ise oma sooritusega rahul. Trampis natukene jalga. Hetkel võiks öelda, et vastas on väga lihtne. Ta näeb, et see on konkreetse teise värvisärgiga mängijad, sinna tuleb servida. Ja nüüd ka Kerti vastuvõtul hädas hästi kahe mängija vahele oli see serv. Nüüd vasaku käega üks hani ja parema käega teine. Siin on ka näha, et see sama, et ei klappi alla see peale sidemängija koostöö esimese tempoga, sellepärast ongi sunnitud neid mitte tugevalt rünnata, aga nagu anitama suht teravalt. Ja nüüd Kertile serv on muutnud suunda ja samas toimib ikka jälle. No see muidugi on ka reegel, et kui ühele mängijale anda palju servida, siis ta läheb hoogule, me läheb julgemaks ja siis serv aina sellised nahaasemaks muutub ja ongi siis seda raskem on juba vastu võtta. Nüüd on juba praktiliselt, ma ütleks nii, et ta võib servida ükskõik kuhu tahad, aga siin pool on juba kerge paanika. Jah, et eks see on juba emotsionaalselt. Eks see võrkpall on rohkem ikkagi... Ja ta varieerub veel, pikk terav serv, lühike serv, et suht raske vastuvõtjatel nagu kohaneda sellega. Väga hästi nelis kaitses. No, ma ütleks nüüd libero pingutas, üle võttis võõra palli ära. Kerti Küljumaa oli rahulik valmis seal, oleks mänginud. Väga lihtsalt oleks seda kätte saanud. Ülekaal on masendav 22-8. Jah, kui eelmine game oli Kuressaarele 25-15, siis see game ei ole päris kindel, et siit 15 tuleb. Tõsted jäävad ka lühikeseks ja seal on korralik plokk kohe vastas. 23-8. See pool on kaotanud oma eelise siin. Eks tegelikult oli juba eelmise game... Või oli saarlased lihtsalt viisakad, andsid ühe gamer? Küll, et külalislahkus on ikkagi voorus. Aga eks eelmine game tuli nii kindlalt ja Saaremaa oli juba hoos, et ja lisaks muidugi Tartu poolt ka vahetused. Ja nüüd Tartu poole peal vahetus. Platsile tuleb Triin Võidemann ja servi vahetus. Klassika. Hea serv, libero hädas. Krista Vahter kaitses, Kadimägi tõstab. Ja plokist. See on see hetkel vahe, nagu siin pool oli natuke raskem pall, ründajad läheb väga poolpehmelt peale, julge täiega hüpata ja lüüa. Vastaspoole peal läks, lõi täiega ja oli tulemus ka käes kohe. Jah, täpselt, et olgugi, et pall on kehv, annad ikkagi selle maksi. Peaks ise kõrva taha panema sellise mõtte. Väga hea tõsta. Jah, oleks võinud isegi, keskmine blokeerija lihtsalt ei jõua enam sinna nurka ja üks ühe vastu. Ütleme, sidemängija oma töö tegi ära. Jah, täpselt, et oleks käed üle viinud, oleks veel tõesti segamiseks kui saanud lugeda, et väga osavad tõstis peal võis ära selle palli. Väga hea see. Serviga jälle hästi, jah. Ja nüüd jäi seis 20-40
mäng. Aga ärge veel ära minge, sellepärast et võetakse kommentaarid ka mõlema poole treeneritelt. Ja kindlasti vaadake ka meie järgmist mängu Pärnu ja Võru vahel. Aitäh! Aitäh teile! Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kuressaare naiskonna peatreener Ene Kask võidu üle rõõmus? Kindlasti. 3. geemis näitas naiskond suhteliselt kindlat mängu. Mis juhtus teises geemis, miks selle käest ära andsite? Eks meil on üldse see mäng nagu kõikub natukene, et me oleme kokkumängu vähe harjutada saanud ja siis võib-olla tuli väike niuke mõön sisse. Millise plaaniga üldse mängule tulite? Milline taktika, kuidas Tartu vastu saada? Ega seda taktikat oli üsna raske seada, et ega võistkonna suhtes meil ei olnud ka päris kindla, et mis võistkonnaga täpselt tullakse. Aga eks me tulime ikka võiduplaaniga ja et oma mängutaktikat sättida juba saarte mängudeks, et see meie eesmärk siin turniiril osalemisel, et väikseid plaane teha saarte mängudeks. No 3. geemis võiks öelda, et lausa purustasid Tartu, kas tüdrukutel tekkis kange võiduisu või hakkas kokkumäng juba paremini sobima? Ma arvan, et eks see kokkumäng hakkas meil paremini sobima, et pallingu vastuvõtt
natukene ikkagi paranes ja 4. skeemis võib-olla me oma pallinguga purustasime nagu vastase mängu, lõime segamini. No mängu ajal ikkagi koosseisuga pisut katsetasid. Kas katsetasid selle silmas pidades selle mängu võitu või juulikuus Bermudal toimuvaid saarte mänge? Et eks nii ja naa, et mänguvõimalusi kõigile Saaremaa võrkpalluritele anda, et meil on ju pikk pink. Tegelikult, kui nüüd vaadata tänast koosseisu, siis olid meil ju Eesti meistrid Nete ja Elisa Peit, Tartu Ülikooliga 3. koha saanud Kadi Mägi ja Krista Vahter, siis koosseis oli vist ikka päris tugev meil. Et ei saa kurta jah, et meil on tõesti praegus, ma usun, et üks Saaremaa tugevamaid koosseis, et ammu ei ole Saaremaal nii head võrkpallinaiskond olnud. Millise mulje nüüd naiskond jättis, kui palju nad on valmis saarte mängudeks? Et ma arvan, et saarte mängudeks tuleb meil kindlasti kõvasti tööd veel teha, et seda kokkumängu lihvida, aga me oleme kõik tahtmist täis. Teete suvel mõned treeninglaagrid, tüdrukuid jaanipäevale ei luba, valmistate usinasti? Et eks me jaanipäeva ikka peame ära, aga peale jaanipäeva läheb tõsiseks tööks lahti. Kuna juba siin sai mainitud, et meil on mitmed Eesti meistrivõistluste medali omanikud naiskonnad, meeste puhul on palju räägitud sellest, et teha meile meistriliiga võistkond. Mis sa arvad utoopilistes unelmates vähemalt, et kas meistriliiga naiskond Saaremaale Kuressaares on see reaalne või on see kauge utoopia? Et utoopia ei ole ta siis, kui me leiame rahastajaid. Aga praegus on seda siit väga raske leida igal pool väikestes kohtades, et praegust on ikka veel unistus meil. No kui tänast mängu vaadata ja koosseisu hinnata, siis medalitest Eesti võrkpallimeistrivõistlustel Kuressaare Saaremaa naiskond unistades ei ole sugugi utoopia? Ei, selles mõttes ei ole see utoopia ja unistada tuleb ju suurelt, et iial ei tohi öelda, et ei iial. Homme on vastas Tallinna naiskond, millise plaani ja mõtetega? No eks me oleme ikka võidumõtetega, et tahaks neile anda hea lahingu. Aitäh! Võtame toode. Andres Toode, 1-3 kaotus, kuidas hindad? No ausalt öeldes, kui alguses nagu naiskondi vaatasin, siis tuli hirm peale küll, et saarlaste võistkond on päris hea. Aga ühe geimi saime kätte, ütleme, et see oli ka sellise võistkonna vastu ja meie võistkonnaga nagu lagi, ega rohkemat ei olekski vist suutnud. Mille arvelt selle teise geimi võitsite? Ilmselt oli meie enda serv oli ohtlikum kui muidu ja servi vastuvõtt oli nagu hea, aga pärast mängu otsustaski servi vastuvõtt, mis meil nagu põhiliselt ära lagunes. Kui palju see Tartu naiskond omavahel kokku mänginud on? See naiskond nüüd konkreetselt ei ole, on 3 aastat juba kokku mänginud, aga Tartu Ülikooli tuumik? Ta ei olnud tuumik, sellepärast, et 2 saarlast oli ära võetud ja põhitempo ründajat meil ei olnud, aga enamus jagu oli ikka sama, aga haavatav on meil kohe, kui saarlased nagu minema lähevad. No mängujooksil varieerisid päris palju, tegid vahetuse, otsisid optimaalset koosseisu? No ülesanne sellest vaadata, kes nagu meistrivõistluste raames nagu said vähem mängida, et kuidas nemad nüüd nagu on võimelised nagu võistlustel esinema, aga üldmulje oli tegelikult hea ja vaatamata sellele, et me kaotasime. Mainisid siin juba, et 2 saarlast, Krista Vahter ja Kadi Mägi olid seekord teisel pool võrku. Kui palju see tegi selle mängu ülesehitamise, mängu juhendamise sinu jaoks raskemaks või tegi ta kergemaks? Ta tegi ikka raskemaks sellepärast, et hetkel praegune side nii palju ei tee temporünnakut, kui teeb Krista. Ja Kadi ikkagi diagonaalründajana on tundavalt parem, kui meil praegune ründaja oli, aga Kaidi Kattai mängis täna mängu 5+ peale välja.
Mis sa arvad, kui palju see tegi teie tüdrukutele mängimise raskemaks ja keerulisemaks, et 2 tuttavat olid teisel pool võrku? Ei, ma usun, et kuna ta on selline fännüritus, et siis nagu kurjast ja ka vihaga ei tahetud omadele midagi teha ja nemad meile ka, et ma ei usu, et see takistuseks oli. Saaremaal on viimasel ajal väga palju spekuleeritud selle üle, et meil oleks aeg moodustada oma meeskond, kes hakkab mängima Schenker-liigas, kes hakkab mängima Eesti meistriliigas. Tänane mäng näitas, et meie naised on võimelised mängima ka meistriliigas. Kas Saaremaa naiskond võiks kunagi ka meistriliigas sekkuda? Saaremaa naiskond võiks seal kindlasti olla juba sellepärast, et praegu on niivõrd vähe võistkondi, kuna eelmisest hooajast langes ära nii Pärnu kui Tallinna võistkond. Jumal tänatud, et tuli TTÜ naiskond juurde, aga saarlastest ja võib-olla ka Tartust Maaülikooli naiskonda oleks meistrisarja väga-väga vaja. No homme saarlased mängivad Kuressaarega, jääte vaatama? Kindlasti jään. Tähendab jääme, me oleme 3 päeva sellel toredal üritusel siin. Aitäh!